siin laval räägib No Bananas asutaja ja tegevjuht Antero Keronen, kuidas ja miks ainult tiimiga koos saab edasi liikuda. Mul pole kunagi olnud nii suur hirm kui sellel hommikul. Ja mul pole olnud kunagi nii suur lootus kui sellel hommikul. Viimasel hetkel ma otsustan siiski ise rooli minna ja paluda abikaasal istuda kõrvale, et sõita kodust Viimsi poole. Kuskil Russalka juures ma palun abikaasat, et ma vajan ruumi, ma vajan aega iseendale. Ja nii me sõidame vaikuses. Me jõuame Viimsi, ma pargin auto ja meil on natuke aega. Me hoiame käest kinni. Mul on veel suurem hirm. Mingil hetkel ma murdun ja mul hakkavad voolama pisarad. Ma ütlen, et on aeg ja palun, et me vahetaksime kohad. Me saame auto ees kokku. Ja ma vaatan talle silma, võtan tal käest, mõlemast käest ja me kallistame. Ma tunnen seda tunnet praegu siin südames. Täpselt nii kohal ma olin selles hetkes. Sest see oli hetk, kus ma sain aru, et ma ei pruugi näha oma abikaasat rohkem. See oli hetk, kus ma sain aru, et ma tegelikult elan. Ja tunnen rõõmu elust. Ühel hetkel ma ütlesin uuesti, et on aeg ja keerasin ringi. Ja mul oli 50 meetrit minna, et minna uksest sisse. Ja ma ei vaadanud enam selja taha. Ma olin otsustanud, et ma lähen. Need sammud olid rasked ja mõte läks jooksma. Ma jõuan oma ruumi, panen koti maha, istun voodi peale ja vaatan aknast välja. Ja mingi hääl mu peas ütleb, Antero, sa oled idioot. Antero, mida sa teed? Mine minema, mine koju. Sul on 13-aastane tütar seal, sul on 7-aastane poeg. Su abikaasa on viimase trimestri peal rase. Ja paar kuud varem ma lubasin oma abikaasale, et ma olen tema jaoks olemas detsembri lõpus, kui meil sünnib 3. laps. Ja ma olen poja jaoks olemas rohkem, kui ma oskasin olla oma 2 esimese lapse jaoks. Ma hingan, et endaga toime tulla, oma ärevusega toime tulla, oma tunnetega toime tulla selles hetkes. Ja mingi hetk käib koputus ukse peale ja sisse astub doktor Ilmar Kaur
kes on maovähendusoperatsioonide kirurg ja ütleb, et on aeg. Väga veider. Seda ütlesin mina 2 korda ja tema. Ja me asume teele. Mina, kes ma olen terve mees ja mul ei ole ühtegi valu ega haigust, jalutan operatsioonilaua suunas koos kirurgiga. Jõuan opi plokki, tervitan kõiki, kes seal on, ütlen, et aitäh teile ette, et te hoolitsete minu eest ja viskan voodi peale pikali ja lasen lahti. Teadmata, kas ma veel saan oma silmi avada. Teadmata, kas ma saan veel oma abikaasale hommikul teed keeta, kas ma saan veel oma lapsi kallistada ja neid kooli viia. Aga ma usaldan. See on see, mis minuga on alati kaasas käinud. Ma usaldan inimesi ja ma tahan elada. Ja mul pannakse mask pähe ja ma lähen unne. Ma ärkan, mu kõhus on 5 auku ja elu läheb edasi. Miks ma seda lugu räägin sulle täna siin, on see, et kõik saab alguse mingist otsusest, mingist valikust. Me teeme iga päev mingeid valikuid. Ja minu jaoks see otsus oli justkui viimane õlekõrs. Sest ma olin kõike proovinud. Täna ma vaatan tagasi ja ütlen bullshit. Kui ma kuulen ütlemast, et ma olen kõike proovinud, siis kas ikka oled? On pigem minu küsimus ka iseendale täna. Seda ma kuulen tihti tööl. Me ei ole võimelised müüma rohkem. Päriselt? Miks nii? Ma usaldan inimesi. Ma usaldan jäägitult oma tiimi No Bananases. Ja usaldus on minu jaoks see, mida ma olen õppinud. Ja üks suurimaid õpetajaid on minu elus olnud minu abikaasa, kellele ma olen väga-väga tänulik. Minu abikaasa on õpetanud mulle veel seda, jällegi tagasi vaadates, mina õpin alati nagu tagasi vaadates, ma ei oska õppida nagu kellegi teise tarkusest, et sa ei saa muuta teist inimest. Inimene saab ise muuta iseennast. Kui ma olin 146-kilone ja ostsin Big Mamast 6XL särke, 4XL ja 5XL ka, siis varuga. Siis mu abikaasa mitte kunagi ei lugenud mu kringlitükke, sest ma olen olnud siuke kringelveini tüüp, kes võtab ühe tüki, Andero 1 on lubatud, sellega sa oled välja teeninud selle. See on see, mida sul on praegu vaja, sa oled nii tubli mees olnud ja mingi hääl jälle. See on ilmselt teine hääl. Mul neid hääli on paar tükki. Üks on see, kes tahaks ära joosta ja teine, kes tahaks preemiaid jagada kringlitükkide näol näiteks. Ja mu abikaasa teadis, et ta ei saa muuta minu valu, minu tühimikku. Mina saan ise jõuda selle otsuseni. Ja kui ma arvasin, et see on nii-öelda
viimane õlekõrs, siis tegelikult, ja üks mu sõber ütles hästi, tegelikult nädal enne operatsiooni, ma ei rääkinud tegelikult kellegile peale oma pere sellest, lapsed olid ka teadlikud, et otsustasid teha shortcuti. Tegelikult see natuke ärritas mind, kui aus olla, et arvestades, kui palju ma olen terve elu võidelnud iseendaga või iseenda vastu. Aga täna ma saan aru, et tal oli õigus. Ma trigerdusin selle peale, mis tegelikult oli tõde. Ma ei usu shortcutidesse tegelikkuses. Ma ei usu sellesse, ma ei usu plaan B-sse. Ma usun ainult plaan A-sse ja plaan A on see, et seda tuleb pidevalt muuta ja kohandada vastavalt sellele, kus sa jõuda soovid. Paibäs ei lahendanud minu seesmist tühimikku. Suhkur tuli mõni kuu hiljem mu ellu tagasi, olin kringelveenis nagu varem ja mingi aeg hakkas kaal tõusma. Aga see õppetund, mis tegelikult mulle oli see, et ma sain aru, et otsused, mis on lõplikud, sünnivad südames ja kehas, mitte siin peas. Neist peas tehtud otsuseid, kus ma ütlen endale, eks ju, et nüüd võtame alla, jah, olen võtnud 30 kilo alla ja siis uuesti juurde, need on ajutised, see on tahtejõu pealt. Aga kui see otsus tuleb sügavalt enda seest, et sa enam keeldud olemast see mees või sa ei taha enam olla see mees, kes sa olid, sa muudad oma identiteeti läbi selle, mida sa endale ütled. Mina ütlesin endale, et ma ei ole piisav, ma ei ole armastust väärt, ma ei ole edu väärt. Ja see kõik on minu enda looming, enda lood minevikust, lapsepõlvest, kus ma oma toas saan üksinda kõike neid genereerida. Ma olen ATH aju, toona ma seda ei teadnud ja ma ajasin oma vanemad ja kõik hulluks ja karistati selliselt, et oled oma toas ja mõtled järele ja eks ma seal mõtlesin siis järele ja ma olen nii tänulik vanematele ja kõigile, mis mu elus on toimunud minevikus, sest kõik need kogemused on mind aidanud täna siia selleks meheks, kes ma täna olen. Kõik kogemused, ka need, kes mind on üle lastnud või võib-olla mina olen kedagi üle lastnud või kedagi kunagi kiusanud, kes täna võib-olla käib teraapias minu tõttu. Kõik on mind toonud tänasesse punkti. GPS ei tööta, kui ta ei suuda positsioneerida sinu asukohta. Kas oled vahest mõelnud, et see, kui sa mõtled enda aususe peale või selle peale, kus sa oled, et kas see on see punkt, kus sa päriselt oled, või on see punkt, kus sa tegelikult tahaks olla, aga ei ole. Ja GPS ei tööta, sest ta ei saa olla 2 punktis. Kui stardipunkti ei saa määratleda, siis tegelikult ei ole võimalik kuhugile minna. Mina olen kogenud seda ja korduvalt. Ja see tekitab sees väga suurt vastuolu. Sest tegelikkuses ma olen 6 aastat käinud teraapias, baariteraapias, otsinud iseennast. Ja juhina see kõik on mind aidanud edasi. Ma ei ole self-made man No Bananases. No Bananas on palju enamat kui Antero Keronen. No Bananas on suure südamega inimesed, kes hommikust õhtuni teevad tööd, et meie klient oleks hoitud, tal oleks võimalik nautida maailma parimaid maitseid. Me ei tee shortcut'e, me müüme tooteid, mis on head, mis on maitsvad. No Bananas on inimesed,
kes on läbi aegade panustanud sinna, kellega ma ei ole enam kontaktiski. No Bananas on meie kliendid. Ja kui ma mõtlen praegast enda peale kui juhi peale, siis ma olen mitmel korral olnud identiteedikriisis, sest ma olen tahtnud olla selline hands-on, usaldada, aga hands-on. Ja tegelikult on mul olnud nagu suured loosungid, et ma usaldan, aga tegelikult laske kõik läbi minu, Anderol on 28 aastat Marja kogemust, eks ju, ma ütlen ikkagi, kuidas need asjad olema peaks. Kuniks 2-3 aastat tagasi ma mõistsin, olles ise klient coachingus, et see, mis toimub minu peas, on midagi erinevat kui see, mis toimub minu tiimi liikmete peas. Nad näevad mind teistmoodi. Ja tegelikult see pani mind vaatama ja mõtlema selle nurga alt, et ma ei taha olla selline juht, kes tuleb hommikul kontorisse, naeratab ja kõik vaatavad, et fucking enesekindel juht. Aga tegelikult on mul sees depressioon, ärevus, aga naeratuse taha ma peidan selle kõik ära. Sest seda ma olen eluaeg õppinud. Tundeid alla neelama ja alla suruma ja emotsioone mitte näitama ja olema see väga enesekindel No Bananase juht Andero Keronen. Ja ma hakkasin rääkima ka oma tiimile sellest. Ma ei tahtnud, et nemad tunneks ennast kehvasti, kui nad lähevad koju ja mõtlevad, et mina ei ole selline, ma tahaks olla nagu Andero. Ja mõtlen, et aga see on illusioon, mida ma loon. Miks ma loon seda? Miks ma ei või olla selline mees, kes ütleb, et mul on praegu raske? Ma ennem ütlesin, et mul diagnoositi aasta tagasi ATH ja see oli minu jaoks suur kergendus, see ei ole minu jaoks loosung selles mõttes, et nüüd mul on lubatud rohkem kui sinul, eks ju. Aga see andis mõistmist, see andis selle, et minul on mingi periood selline kõrge energia, selline, kus on let's go energia, kus tulevad mõtted, ideed, lihtsalt tulevad, et ma ei jõua ise endale järgi. Lihtsalt nii põnev on, et ma õhtul ei tahaks silmi kinni panna, sest et ma nagu tahaks juba, et oleks hommik ja tahaks jälle kuhugile mõtteid jagama minna. Ja siis tiimiliikmed ütlevad, Andero, ma hommiku ärkasin 9 aega, vaatan, et sul on kella 2 aeg saadetud mõtteid, 3 aeg, 4 aeg, 5 aeg, 6 aeg, 7 aeg, 8 aeg ja ma 9 aega ärkan, ma vaatan, et ma olen jube sitt inimene. Et ma ei ole nagu sina, ja tunnen ennast kehvasti. Tead, kui uhke ma olen selle üle, kui tiimi liikmed saavad öelda seda välja juhile, näidata mulle mind ennast. Inimene pole loodud ise ennast nägema. Inimene vajab teisi peegleid enda ellu, et aru saada, okei, tõesti. Ja see oli laupäev ka vist veel, võib-olla pühapäev. Minu aju toimib teistmoodi. Ma nagu ei arvuta neid päevi selliselt. Aga siis on teine Andero. Teine Andero on see, kes on siis madala energia Andero, kellel pole ühtegi mõistlikku mõtet peas. Selle Anderoga on minu abikaasal kõige parem kontakt, sest mul on kogu maailma aeg. Istume hommikul, joome 3 tundi teed, ajame juttu. Ja sellest Anderost olen mina tahtnud tegelikult ära põgeneda eluaeg, sest see on see buss Andero, kes tegelikult ei ole see saavutaja, see ei ole see idee Andero, vaid see on hoopis selline Andero, kes mulle ei meeldinud varem. Ma idealiseerisin seda Anderot, kes on nagu let's go Andero ja teeme. Aga aru saamata sellest, et ei ole võimalik nagu joosta sprinti ja siis mingit sprinditempos maratoni, eks. Sul on vaja pingutada
ja siis sul on vaja lõdvestuda. Ja kui sa ei oska nagu balansseerida pingutust ja lõdvestust, siis juhtub nii nagu minul. Sõidan gaas põhjas, pidurit ei ole või ma ei tea, kus see on, nii kaua, kui keha ütleb stopp. Inimesed nimetavad seda läbipõlemiseks, ma ei tea, ma täna silti ei pane, aga see on see koht, kus ma tegelikult taastun. Ja selle taastumise ajal on tegelikult see, et ma ei mahu enda sisse ära. Kõrges energias on teistel ebamugav minuga, sest et mind on liiga palju. Aga see, kuidas me Nõu Banaanases tiim ikkagi minuga toime tuleb, on tegelikult see avatus. Avatus rääkida asjadest nii, nagu nad on. Mitte kartmata, et mida Andero ütleb nüüd selle peale, kui ma lähen, ütlen Anderole, et mul on raske. Kunagi ma ütlesin tiimile, et mu uks on kogu aeg avatud. Tulge minu juurde, kui teil on raske. Aga mina ise ju ei näidanud eeskujuna seda, et tulge minu juurde. Ei juhtunud mitte midagi. Siis, kui ma hakkasin ise rääkima enda sisemaailmast, siseelust, sellest, et ma stragelin, mul on raske, mul on aeg-ajalt väga raske, siis hiljem hakkasin ma märkama, et minu uks leiti ülesse, et rääkida, mis toimub, mis päriselt toimub ja ma saan võimaluse kuulata. See on nagu suur au saada tegelikult teiselt inimeselt mingit kingitust ja kui asjad tõsta nähtavale, siis on nendega võimalik midagi teha ja inimene saab ise juba kergenduse ainuüksi sellest, et ta ei ole üksi. Mina tundsin võib-olla väga pikalt, et kuidagi nagu kõigil läheb nii hästi alati, kõigil on näod naerul, sotsiaalmeedia on kõik ägedaid pilte täis, ma olen ainukene, kes ei saa iseendaga hakkama. See oli üpris raske, sest just kui nagu kuskilt ei kuule, et keegi on veel, kes tegelikult oma tunnete või emotsioonidega toimetab. Minu üks suuremaid ülesandeid täna juhina on see, et luua selline keskkond, kus inimesed tunnevad ennast turvaliselt. See turvatunne on see, mis tegelikult loeb, sest me jookseme hommikust õhtuni Nõu Banaanases võidu ajaga, kumb tuleb ennem vastu, kas ostukorv või prügikast. Iga päev. Tippperioodil lükkame 2 rekatäit maasikaid lettidele ja siis elame selle määramatusega, sest õhtu tuleb, siis kumb on vastas. Ja me ei tea tegelikult kunagi ette, meil võib olla plaan, aga see plaan võib muutuda. Eelnev kõneleja rääkis Mount Everestist ja ma kasutan metafoorina tihti Mount Everesti, ja väga resoneerus kõik see, mis ta tegelikult ütles. Et mina näen, et meil Nõu Banaanases see Mount Everest on meie peades. Et kas me usume, et me oleme võimelised tegema midagi enamat või mitte. Ja teine asi on see, et kas me määratleme tuleviku kogemused selle põhjal, mis meil on olnud minevikus. Või me loome uue tuleviku selle kütusega, nende õppetundidega, mida me oleme saanud minevikust. Ja kui töötada ja uskuda läbi armastuse, mitte läbi hirmu,
siis tegelikult on võimalik saavutada palju suuremaid tulemusi. Ja kui kogu tiim on tervik ja süda tuksub kliendi suunas ja pilk on kliendi suunas, on minu töö juhina seista inimeste selja taga ja toetada ja öelda let's go. Aitäh! Aitüma, ma küsin võib-olla sellise kiusliku küsimuse, et mida sa ütled sellele ettevõtjale, kes ütlebki, et vabandust, minu töötajate hingeelu ei ole minu probleem, kui on tööõigusega ette nähtud haigusleht, võtta see, kui sul on vaja, mina ootan sinult 5x8 tundi nädalas, et sa teed oma töö ära ja kui see töö sul ei sobi, sul on stress, sul on hingevalu, siis äkki sa leiad endale mingi sobivam ametikoha? No see on see valikute koht, eks. Et mina usun täna sellesse, et ettevõte ei saa kasvada, kui juht ei kasva. Ja kui juht arvab, et see pole tema ülesanne hoida inimestele ruumi ja tekitada turvaline töökeskkond, kus töö ei käi läbi hirmu, vaid armastuse ja tegelikult julgustada inimesi eksima rohkem ja õppima nendest vigadest, siis võib olla väga keeruline tulevik. Näed sa, et siin on ka sellist konkurentsieelist, et see, kes sellest aru saab, leiab ka lõppkokkuvõttes siin meie, ütleme siis küll aeglaselt, aga siiski vaikselt kahaneva tööjõuturu pealt need talendid üles, kes näevad sellist turvalist keskkonda? No ma usun kindlasti, et turvaline keskkond on see, mis tegelikult loob võimaluse potentsiaaliks ja kasvuks ja teine asi on nagu see, et ettevõtte edu ei saa mõõta, no inimesed ajab tihti segamini nagu seda, et mida ettevõte või inimene on võimeline tegema nagu ühe aastaga. Ülehinnatakse seda ja alahinnatakse seda, mida 10 või 20 aastaga, ehk siis järjepidevus ja fookus ja see, et miks asju tehakse, on ülioluline. No loodame, et sellist kultuuri jagub paljudesse ettevõtetesse. Aitüma! Aitäh sulle. Ja, aitäh. Suur aitäh, Andero. Ma nägin, et sa võtsid ka töötoa osalistele kaasa puuvilju. Ehk siis kõik, kes osalesid julgelt siis siit laudade pealt, saate endale kaasa haarata.